Tere jälle. Tere jälle. Sulle ja kõigile kuulajatele samamoodi. Täna ei ole küll neljapäev, on päev varem, aga nii oli ka välja hõigatud, et see on täiesti ootuspärane. Ja enne kui me läheme Bodanaga jutujärjega edasi, siis tahan ära märkida ühe asja. Ja nimelt, et kuna me... Ei, üldsegi mitte. Kuna me räägime siin närvisüsteemist, närvisüsteemi reguleerimisest, me räägime siin sellest, et areng saab toimuda ainult seal, kus on juba ebamugav. Ja siis ma täna hommikul alustasin päeva, mõtlesin, et väga huvitav, et meil on täna live, aga mul ei ole absoluutselt mingisugust ärevust. Sellepärast, et ma ei ole harjunud live tegema, ma ei ole harjunud esinema. Ja nüüd on äkki mingi selline olukord, et mis toimub. Ja siis mõtlesin, et hea küll. Kui see tänase päeva alguspunkt on see, et mul ei ole mitte mingisugust ärevust, siis ma ei tee täna ka mitte ühtegi küsimust ette valmis. Ja nüüd, kui ma tulin siia laivi, siis mul hakkas siin juba mingi aga kui sa kukud läbi, aga kui sa teed nüüd ennast kõigi eeslolliks, kui sulle ei tule meelde, mida sa võiksid ja peaksid küsima. Ja see, kuidas ma ennast reguleerisin selle juures, oli see, et ma lihtsalt ei kuulanud seda mõttejada, sellepärast, et need mõtted jooksevad kogu aeg. Tõin oma tähelepanu jalataldade alla, sõrme otsakese juurde ja lihtsalt kuulatasin oma keha. Ja oligi kogu lugu, et ühesõnaga. Sellega me läheme täna teele, et ma viskasin ennast võõras kohas vette ja vaatame, mis sellest asjast siis saab. Ma võin sulle salatus katte all Malle öelda, et ma olen ääretult kehv ujuja, nii et kui sa uppuma hakkad. Et jah, minu peale väga siis loota ei saa. Ei, ma tean, ma loodangi ainult enda peale, et siis me lihtsalt vaatame koos, mis edasi saab. Ja, et kus on see lähimõle kõrs, eks ju. Just, aga see kõik tuleb jooksvalt selles hetkes. Aga täna mul on hea meel tutvustada oma väga pikaaegset teekaaslast, oma väga armsat sõbrannat ja tema nimi on Bodana Regina. Tal on tööriistakastis terve ports igasuguseid põnevaid elemente ja tänasel päeval on tema kirg, tema töö, mida ta teeb, töö kehadega. Ta armastab neid kehasid ja ta on läbi teinud ka ise sellise üsna korraliku tee, et tulla peast kehasse, et tuua see tähelepanu üldse sinna. Et ta on olnud läbi oma elu hästi meeles elav inimene. Ja need asjad, mis on tal siis tööriistakastis, on meremassaaž, dünaamiline hingamine. Ta on väga sügavalt sukeldunud tantramaailma ja samamoodi oleme me käinud koos rännakuteed ehk Regina on samamoodi rännakupraktik nagu mina ja samuti õpime me koos sellel 2-aastasel trauma kehatöö coachi kursusel, mis siis lõpeb järgmise aasta detsembris. Kas on midagi, Bodana, mida sa sooviksid veel siia juurde lisada, mida ma võib-olla ei öelnud, aga on oluline? Sa tegelikult lugesid need niinimetatud tööriistakastid või selle teekonna päris põhjalikult ette, et mis ma nagu ise võib-olla, mitte võib-olla, vaid mis ma siia kindlasti lisan, on siis see element, et ma tõesti pean ennast nagu praktikuks selles mõttes, selles võtmes, et kõik see, mis kuidagi elu on siis suunanud minu teele, mille ma olen vastu võtnud, et see on tulnud ikkagi sügavalt isiklikust vajadusest ja minu sees on siis selline nagu heas mõttes jonn,
mis ei jäta ennem järele, kui ma olen saanud ise selle kehalise kogemuse, et nagu sa tegelikult alguses ka mainisid, eks ju, mis on vägagi tõsi, et ma olen kasvanud üles siis sellises keskkonnas nagu paljud meist, kus suur osa sellest väärtusest või inimeseks olemise väärtusest ma olen justkui nagu mõtestanud lahti meele tasandil, eks ju. Ja keha on siis olnud minu jaoks nagu pikki aastaid justkui, nagu ma olen väga palju jaganud, justkui siuke mõttetu konteiner, et mille kuradi pärast ta mul olemas on, et nagu miks ta mul on, miks ta on selline, miks ma pean teda nagu tigukarpi enda seljas vedama, on ju, et kui kõik ilus maailm on nagu siin üleval. Ja läbi siis erinevate, ma ütleks, et nad on pigem somaatilised tehnikad, eks ju, et nii hingamine kui puudutamine, massaažitehnikad, need on kõik somaatilised tehnikad, eks ju, mis tegelikult siis on tee peast kehasse. Ja ma tõesti olen jäänud selle praktika juurde, et kui on jälle see hetk, eks ju, et kui ma tunnen, et peas justkui ütleme siis niimoodi, et mõtted lähevad liiga aktiivseks, mis tähendab seda, et ma piltlikult öeldes füüsiliselt tajun, kuidas mu pea hakkab justkui paisuma suureks, ei mahu enam midagi ära, tekib valuaisting üsna sageli, maadlen ma ka ju peavaludega, eks ju, et mida väga paljud mu lähedased näinud. Aga see on minu keha viis öelda mulle, tule kehasse tagasi, tule kehasse tagasi, tule kehasse tagasi. Nii et ses mõttes on see lõpmatu teekond kogu aeg tulla kehasse tagasi läbi nende erinevate tehnikate ja praktikate. Dana, kas sa oled valmis jagama, mis oli su elus võib-olla see, mis tõi üleüldse su tähelepanu siis selle keha juurde? Et kas su elus juhtus midagi olulist või see lihtsalt oli selline samm-sammuline liikumine teadlikkuse iseenda poole? Kuidas sinul läks? See alguse, ütleme niimoodi, et see alguse minu nagu endasse vaatamise algus on ikkagi, ma täna ütlen suur aitäh oma egole, et siin üsna palju enesearengu teel olevates nagu jagamistes võib kuulda seda, et ego on üks suur paha tont või mis iganes, eks ju. Fakt on see, et ego on üks osa meie inimeseks olemise kogemusest, et sildistada ta heaks, pahaks, ma ei näe sellel väga mõtet, aga tõesti ego oli see, mis tegelikult mind ühel hetkel üldse rännakusse tõi seal lihtsalt põhjusel, et ma mäletan seda aistingut iseenda sees, kus ma tegelikult olin ju sellises enese pisendamises ja väärtusetuse tundes nagu elanud, ma ei tea kui kaua ja see oli nagu nii, ta oli nii frustreeriv, sellepärast mul oli niisugune tunne, et kas ma sellepärast siia sündisingi, et tunda ennast väärtusetuna ja tunda ennast nagu kõige väiksema jupina üldse siin elus. Ja selleks, et mitte seda väärtusetust ja mitte märgatud, mitte kuuluvuse tunnet tunda, siis minul oli selline strateegia, et ma panin ennast tegutsemisse, et ma olin üliaktiivne igal pool, et kuhu sai minna, kus sai kätt tõsta, mitte avalikult, aga selles suhtes ma olin nagu väga aktiivne, ma panin ennast kuhugi seltskonda, et ma jumala eest kuuluks. Ja et ma leiaks selles seltskonnas midagi, mis erineb, mis tähendab seda, et kui ma saan selle midagi, mis erineb, sellega silma paista, siis mind on märgatud, eks ju, minu ego on märgatud. Ja ma mäletan, kui rännak Eestisse, kui rännak minuni jõudis, siis neid seminare organiseeris ääretult karismaatiline inimene, Joonas Saks, et kui ma teda nägin ja tema nagu esitusi kuulasin, minu egol olid kõik karvad ihu peal püsti, et mul on vaja rohkem teada, mul on vaja teada, mis paganama värk selle rännakuga on, sellepärast, et kui ma saan teada, siis ma ju tean palju rohkem teistest, ehk et nendest inimestest, kellega mu igapäevaelu oli seotud, et ma saan rohkem teada, järelikult olema kuidagi tähtsam, eks ju.
ja muidugi, et see kogemus oli muidugi risti vastupidi, et sellel seminaril iseenesest kõik need hirmud ja väärtused tulid nagu sellise nagu lainena ülesse ja sel hetkel ma ei osanud sellega mitte midagi teada, küll aga minu sees oli see sama jonn, millest ma ennem rääkisin, et pekki küll, ma ei jäta ennem järgi, kui ma olen nagu mõistnud mõistuse tasandil, mis kuradi värk on, eks ju, et kuidas nagu saalis oli circa 70-80 inimest, eks ju, ja lõpupäeval oli siis niimoodi, et enamus nendest hüppasid käed taeva poole, naersid ja särasid ja minu sees, kuna mina nagu piltlikult öeldes lasin jalga sellepärast, et minu hirm oli minu sees nii suur, siis kui ma tagasi tulin ja vaatasin neid õnnelikke inimesi, siis ma mõtlesin, piltlikult öeldes ma ütlesin, fuck, et mina ei ole allaandja, et nagu kui nemad saavad, siis pean mina ka kuidagi saama selle tundeni. Ja see oli nagu see hetk, mis on kandnud mind läbi nende aastate ja ühel hetkel ma tegelikult tajusin ära, kui ma täiesti juhuslikult maandusin oma esimesele massaažikoolitusele, milleks oli siis Lomi Nui massaažikoolitus. Mul ei olnud mitte mingisugust eesmärki hakata professionaalseks kehatöö praktikuks. Ja seal laua peal ma sain aru, et oh shit, et enamus mu elu olen ma endale püüdnud lahti seletada meeletasandil, aga see kõik, mida ma kogen ja tunnen, see on selles kehas, et mis asi, mis värk sellega on, eks ju. Ja sealt ma tegin siis enda jaoks otsuse, et ma tahan enda kehaga ma tahan rohkem teada saada, ma päriselt tahan rohkem teada saada, milleks on keha, milleks ta kõigeks võimeline, mida ta kõike võimaldab mul kogeda ja nii edasi. Ja sealt edasi on juba tulnud järgnevad koolitused, et mer kindlasti on üks mer ja hingamine, ma ütleks siis niimoodi, on olnud sellised sügavamad, somaatilised teekonnad minu jaoks, mis on nagu päriselt aidanud mul mõista keha väärtust, ja mitte niivõrd hukka mõista ja armastada ja tantristlik elufilosoofia on sellele kõigele lihtsalt andnud hoopis teise dimensiooni ja värvi. Räägi sellest teisest dimensioonist ja värvist niimoodi lühidalt siia juurde, sest sellega sa tekitasid kohe huvi siia. No eks igaühe jaoks on ju see dimensioon tajutav oma unikaalsel moel, et minu unikaalne mood siis oli see, et kuna ma olin teadlikuks saanud juba sellest, et kõike seda elu, mida ma ju ise loon siin läbi oma selle ilusa meeletasandi, eks ju, võimsa meeletasandi, et seda ma tegelikult ju kogen ka läbi keha. Ja ühel hetkel ma olingi nagu selles kohas, kus mingi sisehääl minu sees ütles, et okei, rännak on mind aidanud siiamaani. Merja hingamine, biodünaamiline hingamine, siis, mis on nagu traumale suunitletud, on aidanud mind siiamaani. Ehk et mu nagu maailmavaade pidevalt nagu justkui laienes. Ühel hetkel ma märkasin iseennast justkui seismas sellisel nagu platool, kuskil kõrgel mäe otsas platool ja ma sain aru, et see elu on nagu imeline, see elu on väga ilus, aga siin peab veel midagi olema, et see ei saa olla lihtsalt nagu, et siin peab olema midagi veel ja lihtsalt mingisugune sisehääl minu sees ütles, et järgmine samm on siis minna ja avastada iseennast läbi tantristliku elufilosoofia ja kuna see tekitas minus hirmu seal lihtsalt põhjusel, et ma siiski olin ju ma ei mäleta täpselt, kui vana ma olin, täna ma olen 47. Ma usun, et see oli kuskil seal 40ndate alguses, et mitte väga ammu tagasi, kus ma tunnistasin, et psühholoogiliselt, emotsionaalselt ma tunnen ennast juba päris hästi. Ma võin öelda, et mu elus on päris hea tasakaal. Aga ma ei tunnistanud endale seda, et naisena ma kindlasti ei elanud hästi, sest et mul oli väga suur hirm
vastassugupoolega suhtlemisel, nagu kui me räägime intiimsusest, siis see oli minu jaoks tohutu hirm ja ma ei mõistnud, miks see hirm on. Aga mul selleks hetkeks oli ju teadmine, et ma kogen seda hirmu oma kehas, et siin peab olema midagi, mis on veel kehas niimoodi ära peitunud, et ma ei saa sellele ligi, ma ei olnud sellele ligi saanud. Siis ma mõtlesin, et okei, et see hirm on minu sees olemas, ma teadvustan seda hirmu ja kui ma elan sellisel ajastul, kus on olemas selline elufilosoofia, mis on ju tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid aastaid vanu, eks ju, et see ei ole ju midagi, mis on tekkinud üleöö või eelmisel sajandil, ei, et see on miski, mille järgi inimesed on ju elanud väga-väga-väga pikki aastaid. Järelikult peab seal olema mingisugune väärtus, miks inimesed seda teevad, miks nad valivad oma elu elada mingi filosoofia järgi. Ja ma otsustasin kuulata oma sisehäält ja kui ma räägin teisest dimensioonist, siis minu jaoks see teine dimensioon tähendab seda, et tantristlik filosoofia, elufilosoofia ei eita mitte midagi. Absoluutselt kõik on tervitatud täpselt sellisel moel, nagu ta ilmneb. See ei tähenda seda, et tantristlik filosoofia kuidagi kiidaks heaks vägivaldse käitumise, ei, aga ta ei eita midagi, et kõik, mis siin on, et seda tuleb vaadata täpselt sellisena, nagu ta on ja mis on see, mil moel mina selles kõiges saan endale valida parima. Ja miks mulle just see tantristlik elufilosoofia väga-väga sümpatiseerib, on see, et ta on väga somaatiline, ta on väga kehaline, ses mõttes, et tantra baseerub ikkagi oma meelte, erineva 5 meele treenimisel. Et suur osa ju praktikatest on siiski meditatsioonipõhised, kaasates kõik sinu meeled ja kui kõik minu meeled, minu kehameeled, minu nägemismeel, minu kuulmismeel, haistmismeel, puudutamismeel, maitsemeel, kui need on treenitud sellisele mõnusale tasandile, et ma olen väga-väga, et mu keha ongi väga-väga tundlik, siis kujutad ette, kui palju värvilisemaks see elu saab minna, kui me oleme tundlikumad. Et me ei kõnni kui tuimad tükid sellest elust läbi, vaid me päriselt tunneme. Sa ise tegelikult ju jagasid üks päev ühte väga ägedat kogemust loomadega, et kus sa siis jalutasid mitte kuskil paksus metsas, siinsamas Tallinna linnas, eks ju. Oma koduaias näed sa ühte looma, siis sa jalutad, sa näed teist looma, eks ju. Ja see paneb sind kuidagi tundma ja seda sa kõike tajud oma kehas. Mis minu jaoks ütleb seda, et see inimene tegelikult on ju oma tundeelunditega või tundemeeltega nii palju tundlikum, et ta reaalselt märkab seda elu, kus ta ise on. Ta saab sellest osa, ma saan sellest osa ja see teeb mind kas rõõmsaks või kurvaks ja sel hetkel saan ma valida, et kas ma tahan olla rõõmus, tahan ma olla kurb parasjagu. Kui ma nüüd mõtlen iseenda peale, siis minu elu ikkagi oli üsna aastaid oli ikkagi selline üsna tuim, rutiinne, iga hommiku mingi teatud kellaajal ärkan üles, on ju kuidagi automaatselt teen mingisuguse tassi kohvi endale, joon selle ära, kõik liigutused olid ühesugused, samasugused, eks ju. Ja piltlikult öeldes ma tegelikult ju ma ei olnud oma elus kohal. Ma ei märganud seda, mis tegelikult juba olemas oli. Nii et ses mõttes praktiseerida tantristlikku filosoofiat, eluviisi, see on kindlasti üks ägedamaid viise tuua see värv, tundlikkus oma igapäeva hetkedesse ja ellu. Ja muidugi seal on ülipalju nagu, mida kindlasti tantra mulle on õpetanud, on see, et ma alati saan valida rõõmu, et jaa, kurbus on ka okei, selles ei ole mitte midagi
halba, aga mida ma valin ja mida ma saan selle jaoks teha, eks ju, et kui tuju on paha, siis piltlikult öeldes lõika see sidrun katki, hammusta seda sidrunit ja sul ei ole paha tuju, sellepärast et su suu on sidrunhapet lihtsalt täis. Et nii on ju. Jaa, aitäh sulle selle avamise eest. Kui sa praegult nüüd mõtled selle kehatöö praktikumi peale, mis meil siin ees seisab, siis ja üleüldse ka oma töö peale laiemalt. Mis on see sinu missioon, mis paneb sind hommikul ärkama? Mis on see sinu missioon, mis paneb sind olema inimeste jaoks sellises teenimises, et saaksid toimuda muutused? No mis on see, mis mind paneb hommikuti ärkama, on ikkagi elujõud ja elutahe. Ja ma olen valinud elada ja minu jaoks on see ärkamine jälle ja teadvustamine, et mul on uus võimalus. Mul on uus võimalus inspireerida iseennast ja neid inimesi enda elus ja enda ümber nende kingituste ja nende annetega, mis elu on siis mulle usaldanud, mis saab siis läbi minu voolata, et ma ei oma mitte ühtegi annet, ma ei oma mitte ühtegi kingitust. Olen olnud mingil ajahetkel avatud nendele, ma olen võtnud need vastu ja nüüd on see koht, kus ma saan läbi iseenda nendega inspireerida ja toetada neid inimesi, kes samamoodi on oma elus või situatsioonides, hetkedes, sellistes kohtades, kus nad vajavad seda toetust ja me kõik vajame toetust elu erinevatel perioodidel. Nii et see toetuse küsimine, mitte isegi niivõrd küsimine, kuivõrd iseendale tunnistamine, et nüüd ma olen selles kohas, et minu keha vajab toetust, minu närvisüsteem vajab toetust, ma vajan toetust oma kogukonnalt, et mõista seda, mis minuga toimumas on, eks ju, sest vastasel juhul ma jäängi oma lugudega meeletasandile kinni ja ma ketran neid. Et need on need hetked, kus tegelikult ongi vaja hetkeks võtta see koht, et ma märkan, et ma olen võib-olla aastaid kedranud või isegi võib-olla mitte aastaid, aga kui me toome mingi lihtsama jälle mu enda näide, eks ju, aastaid tagasi, kui ma veel korporatsioonis töötasin, siis ma mäletan seda perioodi väga hästi, see oli nagu tohutult frustreeriv periood, kus ma hommikul lükkasin silmad lahti ja mu esimene mõte oli see, kuidas mu pitchist ülemus jälle mulle piltlikult öeldes hammastega kõrri hüppab, ma väga austan seda inimest ja tegelikult ikkagi lõpuks saime väga hästi läbi ja mul on väga suur respekt selle naisterahva vastu, aga see oli see periood, eks ju, kus ma hommikul ärkasin üles ja piltlikult öeldes selle oma mõttega ma lõin juba sellise sõjaväljaku iseenda päevast, eks ju, ja ma kujutasin ette, kuidas ma võtan kilbi kaasa, nähtavatu kilbi kaasa, siis ma olen kontorisse, siis kui ta hakkab mind ründama oma sõnadega, siis ma kaitsen ennast selle kilbiga. Et miks ma seda rääkima hakkasin? Ehk et toetuse küsimine nendel hetkedel, eks ju. Sel hetkel see kestis minu jaoks umbes 6 aega. See oli minu jaoks tõeline nagu õudusunenägu. Ja ma ei märganud seda kohe ära, kohe ma ei märganud ja ma olin sel hetkel olin aktiivselt ikkagi ju tegelesin ka rännaku, ma olin siis veel rännaku praktikute programmis, nii et tegelikult ma üsna aktiivselt jagasime neid erinevaid protsesse, aga sel hetkel, kui ma märkasin, et pekki küll, et see on nagu siuke vastik hetk, siis ma kohe ei märganud ära kätt tõsta ja hüüda välja, et nüüd on see koht, kus ma vajan toetust, palun aidake, sellepärast et minu peas on kogu aeg mingi lugu, kus ma pean kaitsma ennast mille eest, teadmata mille eest, eks ju. Et jah, mõte läks natukene rändama praegu. Aga ma usun, et see jõudis täpselt nii, nagu pidi jõudma.
ja, et ma küsiksin su käest sellist asja, et kui meil on ette nähtud kogu selleks praktikumiks see 5,5 kuud ja seal on need 6 füüsilist kohtumist, kus esimene ja viimane päev on siis täispikadeks ja vahel on ka Zoomi kohtumised. Kui inimesel tekib see küsimus, et ma võib-olla ühel kohtumisel ei saa osaleda, et kõik muu on okei, esimene kohtumine, mis on kõige alus ja kõige tähtsam, seal peab igal juhul kohal olema, sest sealt ei saa üle ega ümber, sest seal me paneme aluse kõigele sellele, mida me hakkame tegema. Aga kuidas sa näed seda, et kui tekib lihtsalt mingi ühe koha peal see, et ma ei saa? No siis on nagu see koht, et ma tegelikult eile või millalgi vist jagasin ka kuskil seda mõtet, et kas mul, et millise koha pealt mul tekib nagu see mõte, et kui ma ei saa osaleda mõnel kohtumisel ja tegelikult me oleme koos selle grupiga läbi poole aasta ehk 5,5 kuud. Ja selge on see, et sel hetkel, kui mu keha ütleb, et jaa, et see on see praktikum, mida mul tõesti hetkel on vaja, sest see on väga somaatiline, ehk et see on väga kehaline, see on selles mõttes ju täiesti teistmoodi kõikidest nendest erinevatest enesearengu töötubadest, mida ma siiamaani Eestis olen suutnud leida, et see on nagu väga kehaline ja nüüd see koht, et kui ma nagu mõnel praktikumil osaleda ei saa, et mis siis tekib, kas tekib see, et mul justkui on puudujäämise hirm, et ma jään millestki ilma jäämise hirm, et appi, mis siis, kui ma ei saa nagu ühel praktikumil olla. Aga mis siis? Et kuidas ma selle tundega ka toime tulen, eks, et kui ma nagu ühel praktikumil olla ei saa. Fakt on see, et kui ma täna teen selle otsuse, et jah, mu keha vajab sellist toetust, mul on vaja sellist kogukonda enda ümber, et ma saaksin, et minu närvisüsteem saaks ka treenitud turvalises konteineris tugevaks, et ma saaksin tõesti hakata oma elu elama sellisel moel, et ma kogu aeg ei pea kellegi peale toetuma, et ma päriselt nagu kõnnin oma jalgade peal, võib-olla need jalad natukene värisevad all, okei, aga ma kõnnin oma jalgade peal, eks ju. Ja ma tegelikult ju täna ette ei tea, et võib-olla mul detsembris on mõni kõhuviirus või mis iganes, ma tegelikult täna ette seda ei saa teada. Et pigem on see, et me ei jää ilma mitte millestki. Ainus, kes tunneb seda hirmu ilma jäämise ees, ongi see illusoorne, egoistlik mina, mis siis appi, kui ma nüüd jään sellest ühest või 2 praktikumist ilma. Siin on see koht, kus lihtsalt tuleb usaldada, et järelikult peame olema kuskil mujal sel hetkel, et see on see usaldamise koht. Ja samamoodi märgata, et mis siis kerkib üles, eks ju, et kui ma nüüd ei saa usaldada, et kas ma hakkan kuidagi tundma, et ma jään millestki ilma. Et see on nagu väga hea õppimise koht just selles vaatevinklis, et mis on need nagu uskumused ja mõttemustrid, mis meid tegelikult ju automaatselt ja alateadlikult siin juhivad ja kindlasti me ju toome ka need aspektid sellesse praktikumi sisse. Nii et see on niisugune tunnetamise koht. Loomulikult ma ütlen siinkohal niimoodi, et kui me räägime täna, et meil on 2 pikka päeva ja 6 vist väiksemat kohtumist, 6 kohtumist, 4 väiksemat. Kui ma võtan, et ma näiteks ei saa pooled praktikumidest olla, siis tekib küll see koht, et tasub nagu vaadata seda kohta iseenda argipäevas, et miks ma üldse tahan sellele praktikumile registreeruda. Sest jälle omast kogemusest võin öelda, et ma olen väga paljudel erinevatel koolitustel käinud ainult sellepärast, et mingi egoistlik meel juhib mind, ütleb, et nii äge, ma tahan sellest osa saada, eks ju. Ja see ongi äge ja ma saangi sellest osa, aga ma ei kehasta seda teadmist enda jaoks ära, sellepärast, et see ei tulnud minu seest. See ei tulnud päriselt minu kehast, ehk et see ei olnud see koht, mis
kuidas seda kõige paremini on nagu tuua näide, et see ei tule nagu instinkti või sellise nagu intuitsiooni pealt või instinkti pealt, et see otsus ei tule keha pealt, et jaa, mul on seda vaja. Et ma tahan seda teha, et kui see otsus tuleb siit nagu ladvikust, eks ju, siis võib nagu mõtiskleda, et miks ma seda tahan teha. Ma võin jälle ühe näite tuua oma 1 minut. Et seesama üks koolituse teema, eks, millest ma olen ka rääkinud, et ma registreerisin ennast, ma avastasin, et Tallinna Majanduskoolis on siis 2 ägedat kursust tulemas ja mul oli, jess, äge, tahan õppida, on ju. Aga ma olin tegelikult ju endaga teinud lepingu selleks aastaks, et ma ei võta mitte ühtegi koolitust, et see on minu integreerimise aasta, minu puhkusaasta, sest 2 eelnevat aastat on olnud tohutult intensiivsed eneseavamised aastad, eks ju. Ja kuskilt tuli jälle see egoistlik teema, et ma tohutult vajan nagu sellist õppimist, eks ju, et oma selle nagu meeletasandi toitmist läbi õppimista. Ja siis ma sain vastuse, et mind ei aktsepteeritud sinna, sest okei, järelikult ei pidanud siis nii minema ja ma juba matsingi selle maha, ei jäänud sellesse kinni. Ja siis tuli kiri 2 nädalat tagasi, et aga me ikkagi võimaldame teile õppida teie enda raha eest. Mul oli jess, äge on ju, et ma saan täita oma tühja aega, mida ma tegelikult olin ju planeerinud integratsiooniks, on ju. Ja need 2 nädalat olid minu jaoks nagu sellised, kus ma olin, minu peas oli päris palju segadust, minu kehas oli päris palju segadust, sest ühest küljest ma tohutult tahtsin, mul oli see tahe oli peas, aga mu keha iga rakk ütles, et ei, see ei ole see koht, kuhu sa praegu peaksid minema. Nii et mul võttis 2 nädalat tegelikult aega, et seda iseendas, seda selgust saada ja raputada nagu sellest lahti ja sel hetkel, kui ma kirjutasin, et ma siiski ei tule, selline kergus maandus kehasse, nagu selline kergustunne ja nüüd võib nagu, mis minu jaoks on veel hästi oluline parameeter on see, et kui ma olen selle otsuse ära teinud, peale seda otsuse tegemist ei teki sellist kahetsustunnet, siis see on õige otsus. Sellele ei järgne kunagi kahetsust. Ja, aitäh sulle. Ehk mis ma siia juurde veel ütlen, on see, et see peaaegu et 6 kuud teekond on hästi praktiline ja see ongi tõesti see, et see kõik saaks maanduda kehasse, mis on kõige selle eesmärk. Just, et tulla siit, tulla siia. Ja ma korra ütlen see vahel ära ka, et meil oli eile vist või üleeile oli ka teema, et üks osaleja küsis, et kui ta ei saa mõnel Zoomi kohtumisel osaleda, et kas sellest on siis nagu mingi probleem, et Zoomi kohtumised ju tegelikult me Zoomi kohtumistel on väga-väga oluline roll nende füüsiliste kohtumiste vahepeal ja see oluline roll on siis see, et me hoiame iseennast kui kogukonda koos, me toetame üksteist, me teeme niinimetatud check-in'i, et kuidas meil praegu olemine on, kuidas need praktikad on meid mõjutanud, mis on see, mida me hetkel kogeme. Need Zoomi kohtumised on mõeldud üksteise toetamiseks, võimalus jagada, mis hetkel on aktiivne. Me ei õpi seal mitte midagi uut, mis tähendab seda, et kui keegi sellel Zoomi kohtumisel osaleda ei saa, siis ju mitte midagi katastroofilist ei juhtu, eks ju, aga see on ülioluline osa kogu sellest praktikumis. Kui me räägime just traumatööst, siis me teame seda, et traumeeritud närvisüsteem, traumeeritud inimene ju tunneb ennast tohutult killustatuna, eks ju, nii nagu ma ütlesin, et ükskõik kui palju mul inimesi mingil hetkel mu elus ümber oli, ma kogu aeg tundsin, et ma ei kuulu, et ma ei tea, mis on minu roll nagu nende inimeste keskel. Ja kui me nüüd nendes Zoomi kohtumistest tuleme kokku, me lihtsalt oleme koos, me ei pea isegi mitte midagi ütlema, siis see tunne, et ma kuulun sellesse gruppi, et mul on oma koht ja oma roll siin, juba see iseenesest on nagu üli tervendav. Jaa. Meil on küll aeg juba otsas, aga ma tahaksin su käest siiski küsida veel ühe küsimuse. Et kui sa saad nüüd enda vaatepunktist lühidalt lahti kirjeldada selle,
mida kogu see praktikum inimesele saab anda, mis on see kingitus või mis on see, mille ta tegelikult reaalselt päriselt ellu kaasa saab võtta, kui ta tahab? Terve keha, valuvaba keha ennekõike. Nagu ma ennem kirjeldasin, siis kogu seda elamist me kogeme siiski läbi keha, eks ju, ja me õpime läbi selle praktikumi ühenduma oma kehaliste aistingutega, sest need aistingud on ju need, mis piltlikult öeldes peegeldavad tagasi meie enda mõtted, meie enda uskumused, mida me endast välja anname. Kergemas kehas on kergemad mõtted. Kergemate mõtetega loome me oluliselt kergemat reaalsust iseendale. See võib tunduda selline voodoo jutt, aga nii lihtne see tegelikult ongi. Et piltlikult öeldes läbi selle praktikumi me õpime märkama oma mõttemustrite ja uskumuste ja mõtete, mis see sõna on, tagajärge, ma ütleks siis niimoodi, iseenda kehas. Ja kui ma saan sellest teadlikuks, mil moel minu mõte mõjutab minu keha, kas ta tõmbab kokku või ta avardub, siis selles teadlikkuses ma saan teha teadliku valiku. Okei, et nüüd ma hingan kuidagi pinnapealselt, mis juba annab mulle märku, et mu närvisüsteem on kuidagi üleaktiveerunud. Ja kui ma olen üleaktiveerunud, siis ilmselge on see, et kõik see füsioloogiline virvarr, mis mu kehas toimub, ei ole mulle pikaajaliselt ju minu tervisele kasulik, eks ju. Et teades seda, et mis on need tehnikad, kuidas ma saan ennast tuua sellise rahu hetke tagasi, et mitte kogu aeg olla võitlusareenil ja võidelda oma kehaga. Nii et kehaline teadlikkus, emotsionaalne teadlikkus, rahu iseendaga. Ja, aitäh. See on ilus sõnum siia lõppu. Rahu iseendaga. See oli ühel mingil üsna pikal perioodil üks konkreetne asi, mida rännakule tulnud inimesed kõik ütlesid. Ma tahan rahu iseendas. Saagu nii meie kõigi jaoks. Aitäh sulle, Bodana. Aitäh sulle. Ja me oleme selle imeliselt ägeda teekonnaga alustamas juba üsna pea. Esimene päev on 12. oktoober ja viimane päev on 13. märts, mis on siis Zoomi kohtumine. Ja kui sa tunned, et sa tahad olla sellel teekonnal kaasas, tahad osa saada kõigest sellest põnevast, ennast toetavast, siis ole armas ja kirjuta. Helista, kõik kontaktid on olemas keharahu.ee lehel ja tead see kohtumiseni ja imelist päeva. Aitäh! Aitäh sulle!